Tere! Tänase saate avaloos tutvume Tartumaa aasta õppija Virje Pärtiniga ja uurime, miks töötab diplomeeritud muusikaõpetaja hoopiski sisekujunduse ja tekstiilidisaini salongis. Praegu rõõmsalt oma firmas ringi askeldav naine läks pärast 8. klassi sõbrannasabas Heino Elleri nimelisse Tartu muusikakooli ja ka lõpetas selle. Aga paari aasta pärast oli selge, et muusikaõpetaja ja koorijuhi amet pole see, mis silmad särama paneb. Tagantjärele oskab Virje öelda küll, mida tulnuks eriala valikul arvestada. Inimesed võiks vaadata lapsepõlve tagasi ja mõelda, mida nad tegid näiteks 5-aastaselt. Et mida mina tegin, eks ju, joonistasin nukkudele riideid, õmblesin, ehitasin mingeid, ma ei mänginud kodu, nii nagu enamus lapsi. Et põhimõtteliselt, et edaspidi ka kogu aeg on tekstiil ja mingid asjad selle muusika kõrval, see on ainult pisike periood mu elus. See on 4 aastat muusikakooli ja pärast, eks ju, 2 aastat tööd. Et ülejäänud elu, et millega ma tegelenud olen kangaga, joonistamisega, eks ju, mingite värvidega. 25-selt hakkas Virje oma õigele kutsumusele juba lähemale jõudma. Ta läks õppima Tallinna kergetööstustehnikumi õmblustehnoloogiat. Siis ma avastasin, et õudselt mõnus on. Et hoopis teistmoodi näed asju ja hoopis teistmoodi asjad huvitavad. Ja võt siis ma saingi teada, et issand, ma oskan joonistada, et jee, et mis asi see on. Et esimesed joonistamistunnid ühesõnaga. Siit kardinate ja vaipade vahelt ei leia Virjet aga mitte alati. Kolleegid peavad aeg-ajalt Virjeta läbi ajama, sest naine otsustas oma joonistamisoskust veel arendada ja läks õppima Tartu kunstikooli. Dekoraatori stilisti eriala omandades tuleb mõistagi käia ka joonistamise tunnis. Kui nüüd võrrelda tausta ja lille, siis lill võiks olla otsustavalt tumeda. Sest et lill on ikkagi vastu valgust. Aknast tuleb valgus, et siin selle seina toonid, et sul on siin üsna palju nüansse, et ma tõmbaksin siit üsna rahulikuks, et see õrn hall ja liiga palju erinevaid nüansse ei ole. See on just sellepärast, et lill hakkab pisut seinadest ära kaduma. Okei. Mul on just see, et kuidas seda toru kumerust edasi anda. Et sul on võib-olla pisut liiga sirged need jooned, et kumeram joon annaks seda paremini edasi. Aga see on huvitav koht, nii et maksab ju jännata. Tartu kunstikoolis õpib Virje individuaalprogrammi alusel, aga külg külje kõrval endast pea poole noorematega. Kooli sisseastumiseks temalt eksameid siiski ei nõutud. Oli tarvis lihtsalt portfoolio viia ja vaadati üle, et kas sobib kooli ja mis kursusele. Ja sobis küll. Aga ja edasi käis lihtsalt õppetöö põhimõtteliselt niimoodi, et on tunniplaan ja mis sobib, siis need ained valid välja ja milles saab käia, eks ju, et kuidas see nagu terve kooli ulatuses või siis kõrgema kunstikoolist ka mingeid asju, kui on aega ja tahtmist. Et minu arvates on see ikka üle mõistuse uskumatu võimalus on ju, et sa saad võtta mis ainet tahes ja saad kõik selle ala, eks ju, ma ei tea, algteadmised igasugustest kunstivaldkondadest on ju, ja kusjuures riiklikul kohal. Kas pilt on valmis saanud? Ei ole veel. Mis sa kavatsed veel teha? Ma ei tea. Lille tumedamaks äkki. No siin on ka see, maksab meelde tuletada, eelmine aasta te tegite ju triibulisi asju, joone, et ruumilisus joone kaudu. Et kui hakata vaatama, et kus siis peaks olema kõige säravamad jooned ja kus siis võiks olla natuke tagasihoidlikumad jooned, et sul on üsna palju praegu võrdset joone käsitlust. Et selle koha peal, mis võiks minna tahapoole, võiks võtta pisut apramaks ja siin, mis on just eespool, anda veel särtsu juurde. Vaata see vari, põranda liistud ära ja natuke lehtedele veel tooni, siis ma arvan, et ongi valmis. Mulle väga meeldib seal koolis käia ja see ongi nagu kõige tähtsam, et lihtsalt inimene peab ennast harima, ja iga natukese aja tagant, et ei saa nagu paigale tammuma jääda. Kolleegid ütlevad, et kui isu on, tuleb õppida ja selles kollektiivis pole enesetäiendamine kellelegi võõras teema. Me oleme ikka takka innustanud, et muidugi, et kõik, mis meeldib, see tuleb ära teha. Et see on ikka tema
pikka aega ta on tahtnud selle kunstiga tegeleda, nüüd kuna võimalus avanes, siis minu arust see on suurepärane. Ma olen täpselt samamoodi see täiskasvanud õppijas. Aga mina käin veidi vähem, kuna see kunstiharidus on olemas, et mina seal maailmas joonistamas ei käi, et mina käin oluliselt vähem. Aga see tee on ja tänu temale siis mul ka jalge all praegu. Ja siis ma mõtlesin, et äkki paneks sulle mingi tutte ka. Mis sa arvad? Ma ei tea. Nii tuti inimene olen, aga hea kõrgukoil. Aga võib ju proovida. Vaata, see värv on jumal. See oli see. Et vaata, kui selle juurde, vaata, kui ilust on selle triibulise juurde, et ta võiks siin ääres olla. Jah. Need pallikesed. Jah, väga hea. Kui sulle on selline tunne, siis sina oled spetsialist. No jah, muidugi. Milline nõuandja Virje on, et kas ta, ma ei tea, võib-olla surub oma arvamust peale või pigem kuulab ära, mis see inimene tegelikult soovib või? Virje on selline, ta saab ikkagi, ma arvan, 99% puhul ta saab kontakti inimesega. Teinekord, kui on vaja, et sa lähed, surud oma arvamust peale, siis ta teeb seda. Kui ei ole vaja, siis ta läheb inimesega kaasa. 5+. Klientide nõustamine on üks osa Virje tööst. Oluline on aga ka töötajate koolitamine. Aastate jooksul on tal tulnud õpetada nii arvutamist, lõigete tegemist kui klientidega suhtlemist. Harima ikka peab, et messidel tuleb käia ja tuleb ringi vaadata, sest lihtsalt see, et inimene, kes sisekujundust tellib või kes tekstiili tahab, eks ju, ta ei tea mitte midagi ja sina pead olema see inimene, kes kõike teab, eks ju. Tänapäeval nõuab iga eluvaldkond tippu tõusmiseks üha suuremat süvenemist, mingi erand pole ka tekstiilivaldkond. Vaadake kas või seda kanganäidiste hulka, mis Virjele ja tema kolleegidele tutvumiseks on toodud. Täna on kaasa võetud ainult sellised kangad, mis on hinnaklassilt soodne, et mitte Lõuna-Eestit ära ehmatada. Aga ma ikkagi alustaksin ehmatusega, sest ma tean, et Virje on ka suur Saho venn. Et ühe näite ma lihtsalt võtsin, et tekstiili puhul on tavaliselt selline asi, et ta peab hästi langema ja kangad, mis on ikkagi hinnaklassis soodsad, on suhteliselt jäigad. Siin on tehtud kangale selline spetsiaalne pesu, et juba värskena on ta väga pehme ja nauditav. Toome siia võrdluseks kohe kõrvale kanga, mis on, näete, tal on isegi need murdejooned on sees. Mis see koostis on? Viskoos ja linast on ka natuke. Palju seda linast? 33. Ma ei tea. Tundub rõheväris. Ja pesta saab ka. Võib-olla ta oleks üks selline hea materjal, kui teil on akustilise nõudlusega kangast tarvis. Oma huvi tekstiili, värvide ja õmblemise vastu saab Virje ühendada huvi ka tantsimise vastu. Kuigi ta ise on peotantsutrenni vahetanud salsa õppimise vastu ja ka lastele enam peotantsutunde ei anna, meeldib Virjele õmmelda tantsukleite. Ainult see koht, mitte siit. Siit ei ole midagi. Ainult see koht. Siis on lihtne. Siis vaatame edasi. Kuidas Virje jõuab suure pere kõrvalt, tal on nimelt kokku 5 last, kellest 3 veel igapäevast hoolt vajavad, nii paljude asjadega tegeleda. Lihtsalt tuleb aega planeerida, et peab märkmikku pidama ja seda ma õpetan ka oma töölistele, kuidas märkmikku pidada. Enamus inimesi ei oska, et kui kõik on ilusti paigas ja ei jää midagi tegemata. Ja kõige tähtsam on ikkagi leida see õige ala, sest siis sujub ka töö kergelt ja kiirelt. Ma oma lastel juba oskan seda vaadata, et kuhu poole nad kalduvad või kes nad on. Aga meie all, et lihtsalt kuhu ma ise sattusin, sinna ma sattusin, eks ja neid asju proovisin, mis olid olemas ja rohkem ei olnudki. Et vaata kui hästi, et praegu see võimalus olemas on, eks ju, et saab veel täiskasvanust peast ka midagi teha, et veel õnnelikum olla. Mis sa tahtsid? Seelikut tahtsid, kleiti. Sellest tulebki sulle seelik, jah?